Tere kõigile! Me saime siis Kadriga kõige parema aja, mis on peale lõunat. Proovime vahepeal kõva häält teha, siis, kui keegi magama jääb. Või siis rääkida nii huvitavaid juttu, et keegi magama ei jää. Minu nimi Jovar Raudsepp, Astro Balticsi tehnoloogiate juht. Olnud Astros päris kaua aega ja tegelenud siin innovatsiooni ja tehnoloogia ja selle poolega. Tänast seda turundusosa meil oli planeeritud vedama ka meie turundusabiline Rivo, aga proovime kuidagi saada hakkama. Ja Kadri? Ja, mina olen Kadri, mina olen siis siin projektijuht Astros. Räägiks siis et ülesehitus oleks siis selline, et esimese poole räägin mina, siis vahepeal räägib Kadri ja siis lõpetan mina ja proovime selle tunniga siin hakkama saada. Millest me siis räägime? Räägiks sellest, et kuidas kliendi lojaalsust kasvatada, millised on kliendi lojaalsuse vormid, mis on sellised uuemad tuuled ja räägime ka mõned kliendi näited, mida me siis kasutame. Lojaalsusprogramm, mis siis on? Arvatavasti kõik on vähemal või rohkemal määral kursis, et lojaalsusprogramm on siis see, kui ettevõte ja tema klient vahetavad väärtuse. Ehk siis väärtus on see, et klient annab oma ostukäitumise ettevõttele, annab talle selle, et mida ta ostab, millal ta ostab, mis asju ta eelistab ja selle info vastu siis kaupmees annab kliendile mingit tulu, eks ju, et annab talle soodsama hinna, annab talle boonuspunkte, pakub talle mingit kliendile sobivat kaupa talle hea hinnaga ja siis vastutasuks on klient õnnelik, tuleb, külastab seda poodi uuesti ja kaupmees tegelikult saab siis oma sortimenti ja kaupu paremini häälestada nii, et oleks hea tulu. Ja ega see lojaalsusprogramm on olnud üpris vana asi. Ehk siin juba ammustel aegadel USA-s keegi tark mees tuli selle peale, et võiks oma klientidele iga ostutehingu lõpus anda väiksed vaskmündikesi, millega tagasi järgmine kord tulles saab mingit head ja paremat vastu. Mis see siis ettevõtte vaatenurgast on see, et lojaalne klient, nagu on ammu teada, eks ju, uut klienti vastavalt valdkonnast on väga raske leida ja väga kulukas. Et suurusjärk selline 5-7 korda kallim on leida uut klienti, kui olemasolevat klienti aktiveerida ja pakkuda talle lahendus, et teie poodi uuesti tuleks. Ja mis siis on kasu sellest püsikliendist? Püsiklient on siis alati see, et ta tuleb ja ostab sagedamini, ta usaldab teie brändi, ta ei lähe konkurendi juurde, sest ta teab, et tal on teie juures alati olnud hea. Ta reageerib pakkumistele, ehk kui tal on juba selline tuttav koht ja te teete talle mingi kampaania, siis kuna ta tunneb ja usaldab teid, saavad need pakkumised parema tagasiside. Lojaalne klient muidugi ettevõtte seisukohast tekitab osturutiini, ehk siis ta käib, te oskate juba andmete pealt näha, et ta käib mingi kindla sagedusega ja oskate planeerida oma kauba liikumist. Ja lisaks on see, et lojaalne klient või kes on rahulolev klient, siis ta soovitab teie kauplust või äri ka oma sõpradele. Ja tegelikult see on siin McKinsey uuringute järgi, kes on USA-s väga
ammu olev selline konsultatsiooniettevõte on tegelikult 20–50% ostude taga. Ehk et kui sõber soovitab sulle midagi, et kuule, ostsin sealt hea hinnaga, hea asi, et see töötab palju paremini kui mingi suuremat sorti kampaania. Andmepõhine personaliseerimine. Ehk siis täna tegelikult aina rohkem ja rohkem me liigume nende andmete suunas. Kogu lojaalsus tuleb andmete pealt. Ehk kõige parem näide selleks on kaubanduskeskuse või ütleme nagu jaekaubandus, eks ju. Et kui me näiteks võtame, hakkame minema poodi, siis täna me avame kõigepealt poe äpi, vaatame ja hakkame selle ostu nimekirja tegema. Me näeme, milliseid personaalseid minu ostu mustrite järgi tooted mulle sinna soovitatakse. Ei ole enam kõik nii nagu vanasti, et igal ühel on üks allahindlus, vaid tegelikult ma näen, tehakse minule personaalsed pakkumised ja ma saan tegelikult ise valida, mida ma tahan, mis mind huvitab ja mis mitte. Samamoodi ei ole enam selline, see lojaalsussüsteem ei ole ainult enam nagu soodustuste saamise koht, vaid see on üks ökosüsteem, et sinna on seotud, nagu ma ütlesin, ostupuldid, sinna on seotud see, et sa saad selle oma sama äpiga ära maksta kassast, et see kõik on üks tervik. Ja muidugi tuleb järjest aina rohkem ja rohkem juurde asukohapõhised teavitused, ehk kui sa kõnnid sellest poest mööda ja sul on tema rakendus taskus, siis ta annab sulle teada, et just nüüd antud hetkel tule astu sisse, me teeme sulle sinu lemmiktootelt näiteks miinusprotsendid. Ja muidugi digitaalsed väljakutsed ehk luuakse erinevaid väljakutsed, et tule käi meie poes, käi 3 meie poes, eks ju, saame ja saad auhinna, kui sa selle väljakutse täidad. Nii. Et milline on siis hea lojaalsusprogramm? Hea lojaalsusprogramm on see, mis on kliendile arusaadav, asjakohane ja päriselt kasulik. Ehk et keegi ei taha osaleda asjas, millest ta aru ei saa ja mille kasust ta aru ei saa. Selle tõttu olekski väga oluline, et lojaalsusprogrammi reeglid oleksid lihtsad, läbipaistvad ja just need samad preemiad oleksid sellised, et nendest on võimalik aru saada ja kohe ka kasutada. Ja veel on väga oluline see, et lojaalsusprogramm võiks olla koondatud ühte kohta, ehk inimesel oleks olemas see koht, kus näha, et mis need asjad on, mida palju ta on punkte kogunud, mis tasemetel ta on, kogu see pool. Ja selleks tavaliselt ongi hea, kui on olemas, kas on äpp tänapäeval või siis veebirakendus, kus inimene saaks ikkagi selle sisu näha. Levinud lojaalsusmudelid ehk et me kõik täna teame punktisüsteemi, tasemete põhist, tavaliselt on need kombineeritud, raha tagasisüsteemid, kus siis genereeritakse, et ei koguta punkte, vaid kogutaksegi reaalset raha, mida on võimalik siis järgmise ostu puhul kasutada. Loterii ehk et jällegi, et need on erinevaid lojaalsusvõimalusi, on sellised lojaalsusprogrammid, kus sa kogud punkte ja punkte on võimalik siis vahetada kas siis rahaks, mida sa saad järgmisel ostul kasutada või loteriipiletiteks. Samuti on kõik see muu, mis puudutab, eks ju, sünnipäevad, partnerprogrammid, aga natuke hiljem ma räägin ka veel tellimuspõhised lojaalsusprogrammid, mis siis on tegelikult nii-öelda subscriptionid.
et see on selline uus asi lojaalsusmaastikul, kus enam sa ei kogu punkte, vaid sa lähed ja osaled selles programmis ja oled isegi nõus selle eest veel raha maksma. Ja, Kadri, aga nüüd ma vist annaksin sinule üle, on ju? Just, et Evar just tõi ülevaate nendest enam levinud lojaalsusmudelitest, et proovime nüüd siis tuuagi selliseid praktilisemaid näiteid või et kuidas neid on kasutatud või mis need mudelid endast kujutavad. Et punktisüsteem, et võib-olla see on selline kõige klassikalisem lojaalsusmudel täna, mida kasutatakse. Et selle siis mõte ongi, et klient kogub iga oma ostukorvi pealt punkte, et kas siis iga toode annab punkti, iga euro annab punkti või üldse punkte annab külastused. Ja et siis, kui klient on neid punkte endale piisavalt kogunud, et siis ta saabki need vahetada kas siis mõne soodustuse või toote vastu. Et võib-olla üks näide ongi ka raudtaal on SmartNet süsteem, et see on natuke tegelikult ka kombineeritud sellisest raha tagasisüsteemist, aga et selle mõte on ju lihtne, et klient tuleb, ostab, saab selles punkte ja siis need punkteid tegelikult konverteeritakse uuesti rahaks. Või võib ka olla vabalt, et klient kogub punkte ja ta saabki selle vahetada, ma ei tea, tasuta kohvi vastu või siis mingi muu toote vastu, mis talle just parasjagu meeldib. Võib-olla selline sarnane punktisüsteemi näide siis ka välismaal, et Starbucksis, kes siis on kohvi müügibränd, et kasutab sellist punktisüsteemi, mis on siis Starbucks Rewards, kus klient iga oma ostuga kogubki punkte, aga seal on ka loodud tingimus, et sa pead kindlasti kasutama selleks oma äppi või tähendab nende äppi, sa oled ennast seal lojaalsusprogrammiga liitunud, sa oled ennast seal tuvastanud ja siis iga oma tellimusega, mis sa oled läbi äpi teinud, sa kogud nii-öelda tähti, mida siis saab hiljem lunastada, et seal ongi, et sa muudkui kogud neid tähekesi ja et siis sa saab põhimõtteliselt vastavalt oma tähekeste arvule valida, et kas sa siis tahadki tasuta kohvi või võib-olla juba mingit võileiba või mingit muud sobilikku toodet selle vastu vahetada. Lisaks selline punktisüsteem on rahvusvaheliselt ka kindlasti igasugustes ju lennuettevõtetes, et kui sa lendad nendega piisavalt palju, sa kogud punkte ja samamoodi saad siis hiljem punkte vahetada, kas siis boonuspiletite vastu või ma ei tea, lounge'i pääsmete või mis iganes siis ettevõtted on selliseid võimalusi välja mõelnud. Et selline punktide kogumise eesmärk tegelikult ju on samamoodi, et saada klientidest ülevaade, kes ostab, mida ta ostab, millal ta ostab ja seda saab ka nagu lisaks hiljem kasutada selliste personaalsemate pakkumiste tegemiseks, et võib-olla saabki juba soovitada, et okei, et klient ostab kogu aeg kohvi, et võib-olla need tasuta boonustooted peaksidki olema sellised, a la saiake talle sinna kohvi kõrvale, et tundub, et on varasemalt saiakeste eest maksnud. Siis tasemepõhine süsteem, et see nüüd siis on selline lojaalsusmudel, kus proovitaksegi klienti hoida enda juures võimalikult lojaalsena. Enamasti on seal välja töötatud erinevad sellised nii-öelda tasemelävendid. Klassikalised ongi selline hõbe, kuld, plaatinum, mis iganes fantaasia ettevõttel on nagu olnud. Ja selle eesmärk siis ongi, et kui klient ostab siis kindlaks määratud perioodi jooksul ette nähtud summa ulatuses, siis ta saab järgmisele tasemele ja see järgmine tase siis võimaldabki tal juba saada rohkem allahindluseid või täiendavaid sooduseid, et ja läbi selle kliendil kasvab sääst. Et
selliste nagu tasemepõhiste süsteemide puhul kindlasti siis jälgitaksegi, et toodete ja teenuste kas koguseid või ostude summasid. Enamasti sellised tasemevahetused toimuvadki automaatselt ja lisaks siis sellel ka uuel tasemel võib olla, kas tal on siis mingiks kindlaks perioodiks või mõnel juhul võib see ka olla, et kui sa oled sinna tasemele juba jõudnud, et siis sa sinna tasemele ka jääd. Et siin võib-olla ongi üks näide siis Tallink, et nendel konkreetselt on 4 tasememudelit, et aga et mida kõrgemale tasemele sa jõuad, seda rohkem tegelikult sa saadki sealt soodustusi, et ja läbi selle sa tegelikult ka kogud rohkem punkte, et näiteks, et Club tasemel sa võib-olla 1 euro eest teenid 20 punkti, aga võib-olla Platinum tasemel sa juba teenid 40 punkti. Ehk et ka läbi selle sa saad rohkem nii-öelda lojaalsuspunkte, mida siis samamoodi on võimalik näiteks Tallinki puhul kasutada ka siis laevapiletite või e-poes ostlemise või mis iganes toodete ja teenuste jaoks. Raha tagasi või siis selline sooduskoodidel põhinev süsteem. Et raha tagasi või ehk siis see cashback lojaalsusprogramm, et põhinebki ju tegelikult põhimõttel, et väike osa sinu ostukorvi maksumusest saab klient kohe tagasi ja ta saabki seda juba kasutada järgmistel ostudel ostukorvi eest tasumisel, et hästi laialdaselt levinud, see ongi täna jaekaubanduses, kus siis kliendid saavad oma ostukorvilt kindla protsendi tagasi. Sellised süsteemid sobivad kindlasti ühelt poolt ettevõtetele ja klientidele, kui see sobitub inimese tavarutiiniga, et loomulikult, kui klient on valinud enda kodupoeks Selveri ja et ta sealt muudkui ostab, et ta saab seda nii-öelda raha tagasi, et siis see motiveerib teda veel rohkem sinna ettevõttesse tagasi minema. Lisaks on võimalik ka, nagu Evar eelnevalt rääkis, et kui on teada, et klient kogu aeg käib selles kaupluses, see tekitab lojaalsust, on võimalik ka siis ju ostukorvi järgselt kohe anda kliendile sooduskoode. Näiteks, et klient lõpetab ostukorvi ära ja sa saad talle kohe anda sooduskupongi, et kui sa tuled homme poodi tagasi või mis iganes perioodi jooksul, et siis sa saad järgmiselt ostukorvilt näiteks 10% allahindlust või et kui sa tuled meie juurde tagasi, et me sulle järgmise ostukorviga kingime mingi tasuta toote. Et jah, nagu ma ka juba mainisin, et see on selline raha tagasis lojaalsussüsteem on täna päris laialdaselt kasutuses Eestis, et kui me räägime nii jaekaubandusest kui ka erinevatest teistest sektoritest. Siis lojaalsus, mis lojaalsusel põhinev loterii. Et sellise lojaalsusprogrammi mudeli väljatöötamisel kindlasti ongi väga oluline kliendile teha selgeks ja see info teha ka kättesaadavaks, et kuidas klient saab üldse selle loteriiga liituda, millised on sellest loteriil osalemise tingimused ja kindlasti alati peab ka olema siis info, et mis siis on need loterii auhinnad või et kuidas neid loositakse, et need sellisel juhul tingimused peavad olema väga selgesti arusaadavad. Et jah, et siin saabki olla, et klient saab loteriis osaleda väga mitmetel erinevatel võimalustel, et näiteks ma ei tea, klient peab ostma mingeid konkreetseid tooteid või teenuseid ja seeläbi ta saabki automaatselt ostuga kaasa loteriipileti ja siis regulaarselt viiakse läbi loosimised, kus siis, kui kliendil õnn naeratab, et tema siis selle auhinnaga saab või et
loteriipilet antakse sellisel juhul, kui sa oled ostnud mingi kindla summa eest või iga külastuskord annab ühe loteriipileti. Et jah, et võib-olla siin üks näide siis ongi see Coop Loto, et mis on kindlasti kõigile tuttav, kus siis iga 10-eurose ostuga sa saadki ühe loteriipileti, kuigi ma olen aru saanud, et seal vist saab ka see varieeruda, et kui sul on võib-olla parem lojaalsustase, et siis sa saad rohkem loteriipileteid. Et muidugi samamoodi, et Coop Loto puhul on ju see, et klient peab sellega andma nõusoleku, et ta sellega liitub ja sellisel juhul ju tema kõik boonuspunktid konverteeruvad hoopis loteriipiletiteks ja see ei taandu cashbackiks. Just hea näitena see Coop ongi, et kodulehel on ju kättesaadavad siis, mis on loteriiga liitumise tingimused, mis on auhinnad, kes on võitjad, et see info on kuidagi avalikult kättesaadav, et ei saaks tekkida sellist vale muljet, et mingid loteriid on, aga mitte keegi ei tea, kas need päriselt toimuvad või et kas päriselt keegi auhindu saab ka, et sellise lojaalsusmudeli puhul see läbipaistvus on hästi oluline. Nii, siis varasemal ostuajalool põhinev lojaalsussüsteem. Et sellisel mudelil on siis väga erinevaid võimalusi, kuidas suunata klienti tegema jätkuostusid. Et näiteks jälgitakse kliendi ostukäitumist ja ostude ajalugu, et võib-olla, et ma ei tea, et kliendil on ostukorvis suusad, ta ostis selle ära ja siis me juba kirjutame talle, et kuule, et sa ostsid nagu suusad, et aga äkki sul oleks suusasaapaid või kiivrit ka juurde vaja. Või näiteks, kui klient ei ole tükk aega käinud poes, teinud oste, on see siis füüsiline pood, e-pood, saadame talle sooduskupongi, et kuule, hea Kadri, et me pole sind väga ammu näinud, et tule meile poodi ja me teeme sulle väikse allahindluse. Või mis on ka väga levinud, on need meeldetuletused. Ehk et sa oled oma tooted pannud ostukorvi, sa oled läinud oma eluga edasi ja siis me saadame sulle meeldetuletused. Et sa panid ju need kingad ostukorvi, et äkki sa ikka tahad neid osta, et võib-olla ma päriselt tahtsingi neid kingi, aga ma ei tea, muu elu tuli peale. Et kindlasti seal siis on vaja ka läbi mõelda, et kui pikk periood on see mõistlik, et ma talle teavitan, et sul jäi sinna ostukorvi midagi, et kas on mõni tund, mõni päev, mõni nädal. Aga et see on ka üks võimalus, kuidas kasvatada lojaalsust ja need kliendid teha õnnelikuks, et aitäh, et sa tuletasid mulle meelde, et mulle jäid oma kingad ostmata. Jah, või siis, kui on mingid sellised hooajalised tooted, et kas või, ma ei tea, ventilatsioonifiltrid, et sa tuletad meelde, et kuule, et kevad on käes, et oleks aeg vahetada filtrid ära, et kas sa tahad, et me tellime sulle need ära või et kas teeme automaatselt selle ostu, et sest et muidu kliendil paratamatult on oma elu, et ta nagu unustabki ära, et ta peaks kord aastas neid filtreid vahetama. Et jah, siin võib-olla üks näide on siis enne e-poekett Kaup24, kus siis ettevõte saadab oma klientidele väga palju teavitusi, kui mingid tooted, mida klient on vaatanud, et selle hind on langenud või selle laovarud on läinud väga madalaks, et kuule, et see toode on kohe varsti otsas, et äkki sa ikka tahad selle endale osta. Või sa oled teinud oma soovi nimekirja kuskil, et sa annad meeldetuletuse, et kuule, et sul on soovi nimekirjas need mingid tooted, et äkki sa oled nüüd valmis neid ostma. Ja kindlasti ka see varasemal ostuajalool põhinev lojaalsussüsteem, et seal võiks ka nagu kohe ostu järel tekkida kliendile mingi täiendav boonus, et ta oleks veel rohkem motiveeritud siis,
et aitäh, sa tuletasid mulle meelde, mul on neid kingi vaja, aga et sa pärast saad kas nagu boonusraha, boonuspunkte, cashbacki, noh, mis iganes. Et selle suurem eesmärk ju ongi, et olla õigel ajal kliendi jaoks olemas ja läbi selle nagu siis motiveerida kliente tegema oste ja sealt ka juba kordusoste. Ja võib-olla, mis on ka väga laialt levinud, on sünnipäevasoodustus. Et kõigil meist on ju kord aastas sünnipäev ja et inimesed tihti on sel perioodil valmis ka natuke rohkem võib-olla kulutama enda peale. Et ja kui sellised pakkumised jõuavad kliendini täpselt õigel ajal, et siis see motiveeribki tegema kliente osta. Et selline süsteem siis töötabki ju kõigi ettevõtete jaoks, kellel siis on olemas tegelikult kliendibaas ehk et tegelikult sellise mudeli puhul on kõige olulisem teada, kuna su kliendil on sünnipäev. Et väga klassikane siis ongi selline, et kas siis nädal aega enne saadame juba või saadetakse kliendile kiri, et tere Kadri, et sul on 7 päeva pärast sünnipäeva, et palju õnne sünnipäevaks, et näed, et järgmise 7 päeva või 7 päeva enne, 7 päeva pärast sinu sünnipäevat sa saad sealt selle allahindluse või siis võib ka olla selline, et saadetaksegi kiri, et palju õnne sünnipäevaks, et kui sa tuled meie juures, teed oma ostu, et siis me lisame sulle kingituseks sellise mingi toote näidised, mingi toote, et eks see annab ettevõttele väga palju võimalusi, et mis see tema jaoks kõige õigem otsus võiks olla. Ja mida siis veel kasutatakse, on need nii-öelda partnerprogrammid, et ettevõtte poolt pakutavad soodustused koos partnerite soodustusega võimaldavad siis tõsta ettevõtete atraktiivsust, sest klientide saavutatav kogusääst tegelikult tuleb suurem. Et siin võib-olla ühe näitena ongi Swedbank, kus siis Swedbank on leidnud endale väga laialdaselt koostööpartnereid, kellele siis võimaldatakse samamoodi soodustusi, kui sa oled Swedbanki klient, et kas või siit see Apollo näide, et saad oma internetipangast sooduskoodi ja iga teisipäev sa saad minna kinno, aga et sa saad pileti 50% soodustust. Ja, või siis näiteks, kui on ettevõte, kes müüb spordirõivaid, et ta saab teha koostöö mõne spordiklubiga või jõusaaliga, et kui sa ostad meie poest need oma trennipüksid, et siis mine sinna jõusaali ja et me teeme sulle sealt allahindlust. Partnerprogrammid annavad tihti ka võimaluse siis kas enda brändi või siis koos tema partnerprogrammis osalevate ettevõtete sellist brändi esile tõsta ja neid tooteid ja teenuseid esile tõsta. Et võib-olla üks näide Eestist on Enefit, et kes siis pakub ju oma klientidele võimalust minna kaevandusmuuseumisse soodsamalt, et kuna need tegelikult on ju ühe brändi all. Või siis Telia, et kes siis pakub oma klientidele mingit toodet oluliselt soodsamalt, kui sa oled neilt ka mõned teenused tellinud. Ja nüüd annan Evarile sõna edasi. Jah, aitäh sulle. Ja, Kadri tegi kiire ülevaate sellest, mis nagu lojaalsusprogrammid meil täna on, ütleme, argised, mida me igapäevaselt teame, kasutame ka arvatavasti, loodetavasti. Aga tõusmas on tegelikult viimastel aastatel, mida me näeme, on sellised tellimuspõhised teenused. Me oleme nendega kokku puutunud, kui me kasutame YouTube'i, Spotify'd, mingit muud sellist streaming teenust, kus me siis
maksame kuutasu, või ka see tegelikult jõusaal, eks ju, kus sa maksad mingit kuutasu ja saad käia nii palju, kui sa soovid. Siis tegelikult on see sama vaikselt tulnud ka ütleme e-kommertsi ehk Amazon Prime on kõige parem nagu näide, kus sa siis maksad, ostad endale sellise kuupõhise liikmelisuse ja selle tulemusena on sul kiirem tarne, odavam tarne, paremad pakkumised, sa ostad rohkem, sellepärast et sa tunned, et sul on nüüd ostetud see liikmelisus, et see muidu läheb raisku. Uuringud on näidanud, et tegelikult need inimesed, kellel on see Prime'i konto, näiteks Amazoni näitel, ostavad 2 korda rohkem kui need, kellel ei ole seda kontot. Ehk et on see hirm, et ma ju maksan, et miks me seda ei kasuta. Ja kus siis selline tellimuspõhine teenus on osutunud ka väga populaarseks, on ühe meie hea kliendi juures, kasutavad meie Cloudixi platvormi selleks nimega Wise'i. Nad on selline Gruusia kütuseettevõte, kes siis lõi tankla uuesti, eks ju, leiutas ratta uuesti Gruusias. Ja nende kogu mõte on siis selles, et selleks, et nende jaamas üldse saaks tankida, on sul vaja subscriptionit. On sul vaja seda tellimuspõhist teenust. Et sa saad proovida, 7 päeva on tasuta, aga kui sa soovid pärast 7 päeva ikkagi jätkata, siis sa pead neile maksma iga kuu seda tellimustasu. Seda on võimalik võtta poole aasta peale, aasta peale, muidugi mida pikem on siis see periood, kui sa tahad olla selle klubi liige, seda odavam see sinul on. Ja kõige parem selle juures on see, et maksta saab ainult äpiga. See tähendab seda, et tegelikult iga klient, kes selle tanklaketiga liitub, me teame tema käitumisharjumusi, millal ta tangib, kui palju ta tangib ja kõike seda datat on võimalik siis tegelikult kasutada ära, et muuta klienti veel lojaalsemaks. Ja siis see sama eelmise Prime'i näite puhul ongi see, et klient, me ei ole küll seda uuringut teinud, aga võib arvata, et klient tangib selles mõttes rohkem, et kuna tal see kuutasu on olemas või see liikmelisus, siis ta ei taha, et see raisku läheks. Mida see siis nagu ettevõttele annab või tähendab, on see, et nad tegelikult turul saavad müüa kütust kõvasti odavamalt kui teised. Teistel on see, et nad saavad oma kasumi selles, kui palju nad seda kütust müüvad, ehk siis selle margini pealt, kasumi pealt. Aga neil on teada kindel rahavoog, mis tuleb nendest liikmelistasudest kuupõhiselt, ehk nad saavad oma rahavooge paremini ennustada ette. Teiseks on see, et on stabiilsem kliendisuhe, ehk nad teavad oma kliendibaasi, saavad saata neile notificationeid ja siis kogu kontseptsioon on ka neile ehitatudki ümber selle, ehk see on selline lahendus, kus kõigepealt tehti lojaalsusprogramm ja siis selle taha ehitati nagu siis toetav infrastruktuur. Ehk ka see tankla on selline, nagu te näete, hästi modulaarne, väike, et see kogu teenus töötaks hästi. Nii. Siis teine lojaalsuse asi, mida me veel ei puudutanud, on siis mängustamine, inglise keeles gamification, mis on samuti Cloudixi platvormil olemas. Loodetavasti saame siin lähikuude jooksul saata ka mingid infokirjad välja, aga tema gamificationi põhieesmärk on siis seda lojaalset klienti panna kasutama mingit vahendit, mis te olete välja mõelnud. Et hea näide on Circle K, kes tuli oma makseäpiga välja, et tanklas saab maksta kütuse eest. Saab veel muid asju teha, elektrit laadida, burgerit osta. Aga et kuidas panna see inimene seda äppi kasutama, kes ei ole seda varem kasutanud. Siis nad lõid need suvemängud, ehk et kus sa saad iga päev minna äppi,
sul on võimalus üks kord kraapida scratch-kaarti või siis loteriipiletit ja võita seal auhind, mille sa saad kätte tanklast. Ja sellega nad tegelikult harjutasid ja harjutavad arvatavasti veel edasi inimesi kasutama nende mobiilirakendust. Ehk lõpus sa samamoodi nagu sa käid oma poes, sellepärast sa tead, et kus sul kõik need asjad seal asuvad, nad õpetavad inimesi käima äpis sellega. Ja teine on see, et kuna sa selle auhinna pead nagu füüsiliselt minema ja kätte saama, siis sa tegelikult lähed ja otsid lähima tankla ka ülesse ja tegelikult leiad võib-olla sellise Circle K, mida sa ei teadnudki, et üldse eksisteerib. Ja mis gamificationi nagu põhiolemusel on see, et sulle antakse võib-olla ka mingid väiksed missioonid, mida sa pead täitma, a la külasta 3 kohta, kraabi seal loteriid ja sa saad veel mingi boonuse. Ehk et nende nagu kogu selle mängustamise põhimõte on selles, et sa suunaksid klienti mänguliselt kas mingit asukohta külastama või siis näiteks makserakendust, eks ju. Mis võimalused siis gamificationil on? Tegelikult suures plaanis on nad kõik ühe asja 4 erinevat versiooni. Ehk et gamification toimib tavaliselt niipidi, et teil on hunnik auhindu, mida te tahate klientidele välja anda ja siis on need väljaandmise nagu erinevad meetodid, et kuidas kellegile seda meeldib teha. Et on olemas tavaline kraapekaart ehk siis loteriipilet, nagu ma seal põhimõtteliselt sama nagu Circle K, kus sa kraabid selle ära, eks sa vaatad, kas sa saad 3 ühesugust või mitte. Slot machine, see nimetatud ühe käega piraat, mida sa tõmbad ja pead jällegi saama neid 3 tükki, kellele meeldib, kellele mitte, eks ju. Loosiratas, mida siin ka on Eestis kasutatud, et sul on üks nimetatud spin päevas ja siis üllatuskarp, kus sa teed selle lahti ja kas seal sees on midagi või ei ole, sõltub mis see engagement või see gamificationi mootor meile tagant on öelnud. Ja siis kuhu meil see kogu see lojaalsuse tulevik läheb. Minu kui tehnoloogia inimese vaade on siis see, et aina rohkem personaliseerimise teed ta läheb. Aina rohkem, kõik seda sõna teavad, eks ju, see on igal pool meil täna on see AI, eks ju, aina rohkem neid andmeid töödeldakse, mille tulemusena kaupmehed siis võiksid teada, mida see klient teeb, millal ta tahab seda pakki piima osta, eks ju, või midagi muud. Et hea näide on Ameerikast, kus GDPR ei ole nii suur sõna kui Eestis või Euroopas, eks ju, et kliendi andmed on sellised nagu lahtisemad. Et seal oli hea näide sellest, kus Walmart sai loa kasutada, kas äkki oli 800 000 raseda naise andmed, kes olid erinevas vanusegrupis rasedad ja kõrvutas need siis enda andmetega, mida nad siis ostsid, lasid sinna peale AI mudeli ja AI mudel siis sõelus välja, et kui sa varem ostsid lõhnaga seepi ja nüüd ostad ilma lõhnata seepi, siis järelikult sa oled umbes 4. kuud rase, sest sulle mingid lõhnad hakkavad vastu. Ja siis selle sama mudeli pealt hakkasid saatma välja promotioneid ehk siis lendlehti, otsepostitus tegema. Ja nad said selle kohta päris kurja tagasiside, sest isa helistas, ütles, et mul tütar just sai 18, et mis te siin nagu sunnite mingit beebi asju peale, et kas te tahate, et nagu neid üksikemasid nagu vähe on. Ja siis Walmarti poolt vabandati ja siis nädala pärast prooviti uuesti helistada, et ikkagi selline paha lugu ja siis isa ütles, et ei, mina pean hoopis vabandama, et meil on olnud unknown activities majas ja tõesti tütar ongi 4. kuud rase, eks ju. Et see on selline AI ja andmete põhjal tegelikult analüüs, eks ju. Et arvatavasti see rohkem sinna poole liigub. Ja meil on see GDPR, mis siis nagu ei luba võib-olla pangaandmeid ja poeandmeid omavahel kokku veel panna, aga eks ta niimoodi läheb. Ja ühendatud ökosüsteemid, nii nagu Kadri rääkis,
palju väikest teevad kokku suure ehk sellised nagu nagu lojaalsussüsteemi toimimine erinevates poodides samal ajal, kes ei pea olema sama grupi poed, ma arvan, on ka teema, et luua kliendile just see selge väärtus ja arusaam, mida ta selle kaardiga saab. Kuidas siis või mida üldse teha, et head lojaalsussüsteemi ehitada? Et tegelikult peaks alustama üldse sellest, et vaatama, kes on ärimudel, kuidas müüakse. Jah, Kadri tõi välja, et filtrid, minul endal on täpselt samamoodi, iga kevad tuleb mulle pakiautomaadi sõnum, et teile on pakk, minge järgi. Mina mõtlen, mis asi, ma ei ole mingit pakki tellinud. Lähen sinna, teen luugi lahti, mul on seal filtrid. Et ma kunagi, ma ei tea, 4 või 5 aastat tagasi panin kuhugi oma pangakaardi ja ütlesin, palun saatke mulle 2 korda aastas ventilatsiooniseadme filtreid. Ja siis nad tulevad, siis mul on, ma pean filtreid vahetama. Et see on see sama mudel, eks, et tuleks vaadata üle, et kas on mingid ärimudelis selliseid kohti, mida saaks automatiseerida, et kuidagi see lojaalne klient tekitada nii, et ta ise ei saagi aru, et ta on lojaalne. Tingimused, kui lojaalsusprogramm teha, et veel kord kordame üle, et nad oleksid lihtsad, arusaadavad, et inimene saaks aru. Protsess peab olema imelihtne, et kui sa tahaksid kliendiks saada, väga palju on täna neid, kus sa saad kliendiks ainult niimoodi, et sa paned e-maili sisse. Keegi küsib rohkem mitte midagi. Aga siis, kui sa nagu tahad sügavale minna, siis hakatakse küsima. Et sest kui sa kohe küsid ta käest, et mis su nimi on, kui vana sa oled, kus sa elad, mis su aadress on, sa võid kindel olla, et ta paneb selle äpi kinni, eks ju. Et see on ka, et see kogu protsess peab olema lihtne ja võib-olla siis pärast, kui neid andmeid ikkagi on tarvis, siis saab need pärast juurde küsida. Ja kõik need igasugu tööriistad, mis täna on, et jällegi tehnilise poole pealt, et Google Analytics, Canva ja nii edasi, et kõik need AI tööriistad aitavad tegelikult ka täna väga palju kaasa. Et neid julgelt katsetada ja proovida ja nendega just. Ja mis puudutab gamificationit võib-olla, et siis kuskil mingi, ma arvan, paari kuu pärast peaks olema meil endal ka pakkuda selline toode, mida igaüks saab siis panna endale kuhugi nurka, panna auhinnad sisse ja lasta siis inimestel ratast keerutada. Et kui on vaja mingit sellist tõsta mingit müüki mingil tootel või engage'ida inimesi rohkem, sest elu on näidanud, et kõigile väga meeldib seda ratast keerutada ja kaardi või loteriipiletit nagu scratchida. Okei, aga aitäh teile küsimust. Jah, kui on küsimusi, siis võite julgelt küsida. Kui ei, siis... Jah. Kui küsimusi ei ole, siis väga suur aitäh teile. Okei. Nii, aitäh.